õhtust, on reede 27. november ja eetris on Püünsi uudised. Täna saates Viimsi muusikakoolis toimus kitarrikontsert. Püünsi kool valmistub talvekontserdiks. Viimsi Vabaõhumuuseumis sai tutvust teha ponihobustega. Ilm pöörab tormiseks. Ja nüüd kõigest lähemalt. Täna toimus Viimsi muusikakoolis kitarrikontsert. Esinesid õpetajate Jelena Ossipova ja Paul Stahli õpilased. Kontsert õnnestus hästi ja kohale oli tulnud palju kuulajaid. Õpilased said näidata, mida nad on kooliaasta esimestel kuudel õppinud. Kontserdil esines ka Püünsi kooli õpilane Matilda Kaskpeit. Nüüd ongi meil hea võimalus teda intervjueerida. Tere Matilda, kuidas sul kontserdil läks? Aitäh küsimust, väga hästi. Miks sa just otsustasid hakata kitarri õppima? Sellepärast, et sellega saab teha bändi. Ja millised on sinu tulevikuplaanid? Ma tahan seda ikka edasi mängida ja veelgi paremini. Suur tänu sulle saatesse tulemast ja soovime sulle edu kitarriõpingutes. Aitäh! Püünsi kool valmistub selleaastaseks talvekontserdiks. Paljud lapsed harjutavad oma etteasteid. Kavas on mitmed tantsud ja laulud. Kindlasti ei puudu ka üllatus. Igal juhul tasub kõigil oma kalendrisse selle kohta märge teha ja kohal olla. Täpsem info saate Püünsi kooli kodulehelt. Aga Pamela, kas sina tuled? Jaa, ma juba närveerin oma etteaste pärast. No ära muretse, sul tuleb kindlasti kõik hästi välja. Nädalavahetusel saavad loomahuvilised tutvuda Viimsi Vabaõhumuuseumis ponihobustega. Hobused on sinna toonud Kuusemäe talu lahke pererahvas. Julgemad saavad ka hobustega sõita ning nendega lähemalt tutvuda. Täname Kuusemäe talu peret, et nad selle toreda võimaluse Viimsisse on toonud. Ning nüüd ilmast. Ilmateate toob meieni Matilda Kaskpeit. Matilda, millist ilma on meil lähipäevil oodata? Tere! Laupäeval on oodata tormist ilma. Puhub kõva tuul. Temperatuur on -1 kuni +5 kraadi. Ja ongi meie tänane saade läbi. Pamela, kuidas sulle meie esimene saade tundus? Väga meeldis, võiks veel teha. Sellega täna lõpetame, vaadake meid varsti jälle.